Tema nimi on Al Capone, ta oli Ameerika esimene superstaar gangster. Ta sai kuulsaks oma rikkuse, võimu ja ulatusliku kuritegeliku impeeriumi tõttu Chicagos. Aga küsimus on, kuidas ta seda tegi? Kuidas temast sai ajaloo tuntuim gangster? Kuidas ta tippu jõudis? Ja mis kõige tähtsam, mis sai tema languse põhjuseks? Seda me hakkamegi uurima. 20. sajandi 20. alguses toimus Chicagos midagi kummalist. Ameerika Ühendriigid keelasid alkoholi tootmise ja müügi. Seda perioodi nimetati keeluajaks. Valitsuse eesmärk oli vähendada alkoholi tarbimisest tingitud probleeme nagu kaklused, segadused ja muu taoline. Kuid selle asemel, et alkohol kaoks, kasvas selle illegaalne äri hoopis suuremaks. Paljud inimesed tahtsid ikkagi juua. Seetõttu hakkasid jõugud, kes suutsid salaja alkoholi toota, smugeldada ja müüa, palju raha teenima. Chicagos oli üks kiiremini sellest kasu saanud gruppe, Johnny Torrio organisatsioon, tuntud gangster, kellel oli ka hasartmängu ja muu illegaalne äri. Samal ajal saabus Chicagosse noor gangster New Yorgist, Alphonse Capone, keda tuntakse paremini kui Al Capone. Tema mentoriks sai Johnny Torrio ja just tema õpetas talle, kuidas nende illegaalset äri juhtida. Kuid hiljem sai Al Capone temast veelgi kuulsamaks. Ja juhtus nii. Capone sattus juba noorena New Yorgi tänavajõukudesse ja seal ta kohtuski Johnny Torrioga. Torrio märkas Capone oskusi inimestega suhtlemisel, äriajamisel ja illegaalsete operatsioonide juhtimisel. Seetõttu, kui Capone kolis Chicagosse, Torrio hakkas talle järk-järgult suuremat vastutust andma. Suur võimalus tuli keeluajast ehk valitsuse kehtestatud alkoholi tootmise ja müügi keelust, mis võimaldas Johnny Torrio ja Al Capone'i grupil veelgi rohkem teenida. Kui alkohol muutus ebaseaduslikuks, olid kliendid valmis maksma palju kõrgemat hinda. Selleks kasutasid jõugud veoautosid, laoruume ja salajasi varustusteid, et toimetada õlut ja kanget alkoholi salabaaridesse. Suures linnas nagu Chicago oli väga palju kliente. Ja mida rangemad olid alkoholiseadused, seda rohkem raha liikus mustal turul. Kuid ainult alkoholi olemasolust ei piisanud. Jõuk pidi kaitsma ka oma territooriumi politsei ja teiste jõukude eest. Siin muutus korruptsioon oluliseks. Mõned politseinikud ja valitsusametnikud olid altkäemaksu eest ostetavad, samas kui teisi inimesi hirmutati. Capone õppis tasapisi, et tõelist kontrolli piirkonna üle ei saavutata ainult relvaga, vaid seda saab ka raha, tupvuste ja poliitilise mõju abil. Üks Capone'i grupi jaoks tähtsamaid kohti oli Cicero, linnake Chicago kõrval. 1924 aastal muutusid Cicero kohalikud valimised vägivaldseks, kui Capone'i organisatsioon püüdis hoida võimul poliitikuid, kes nende äri toetasid. Linnapeaks sai Joseph Glenn Glenha. Järgnevates selle aja lugudes räägitakse, et Capone'i mõju Cicero kohaliku valitsuse üle oli väga tugev. On ka tuntud lugu, kus linnapea ei allunud kord Capone'i soovile. Selle tõttu Capone alandas teda otse linnavalitsuse hoone ees. See näitas, kui suur oli Capone'i mõju piirkonnas tol ajal. Sellest hoolimata, kui grupp tugevnesid ka nende vastased. Paljud Chicago jõugud tahtsid kontrollida sama äri ja territooriumi. Kuna ebaseadusliku alkoholi pealt teeniti väga palju raha, lihtne ärikonkurents viis sageli tulistamisteni ja kättemaksuni. Üks Torrio ja Capone rühmituse suurimaid vastaseid oli Northside Gang. Selle silmapaistvate liikmete hulka kuulus George Bugs Moran. 1925 aasta jaanuaris toimus suur muutus. Teda tulistati mitu korda ja ta oli surmale väga lähedal. Torrio jäi ellu, kuid talle sai selgeks, et teda võidakse igal hetkel tappa, kui ta sellise eluga jätkab. Pärast paranemist taandus Torrio oma operatsioonide otsesest juhtimisest. Mees, kelle ta valis enda loodud suure kriminaalorganisatsiooni juhiks, oli tema kaua aega koolitatud noor alluv Al Capone 1925 aastal. Oli Al Capone alles 20. eluaastates, kui temast sai grupi boss, mida hiljem tunti Chicago Outfiti nime all. Tegelikult ei olnud see väike äri, mis tema kätte sattus. Sellel oli illegaalset alkoholi hõlmav võrgustik, hasartmängud ja muud tulusad tegevused. Kuid Capone oli teistsugune juht. Ta oli agressiivsem ja valmis kasutama vägivalda, kui keegi tema äritegevusel ette jäi. Samal ajal oskas ta hästi kasutada raha ja tutvusi. Ta maksis altkäemaksu mõnele ametnikule, hirmutas vastaseid ja kaitses kohti, mis olid tema tegevuse jaoks olulised. Selle tõttu laienes tema mõju kiiresti. Vaid mõne aastaga
endine noor gängster New Yorgist sai üheks kõige mõjukamaks kuritegevuse juhiks Chicagos, kuid mida rohkem kasvas tema raha ja võim, seda rohkem oli ka neid, kes tahtsid teda kukutada. Ja samal ajal, kui Al Capone'i võim Chicagos aina kasvas, ilmus New Yorgis esile uus tüüpi gängster. Üks neist oli Charles Lucky Luciano. Mõlemad teenisid keeluperioodil raha ebaseaduslike äridega, kuid nende jõukude juhtimise viisid olid erinevad. Capone oli tuntud oma avaliku eluviisi poolest. Luciano aga eelistas suhelda teiste jõukudega ja vältida tülisid, mis võiksid nende äri kahjustada. Järgmistel aastatel selline Luciano lähenemine muutus oluliseks organiseerituma maffiasüsteemi loomisel New Yorgis. Ja kuna Luciano suhtles sageli teiste jõukudega, oli tal suur mõju New Yorgi gangsteritele ja ärimehele Arnold Rothsteinile. Rothstein oli ka mentor ja õpetas noortele gangsteritele, kuidas muuta oma ebaseaduslikud tegevused suureks äriks. Selle asemel, et gangsterid tegeleksid ainult tänavavõitlustega, avasta nende silmad kuritegelikele tegevustele. Tema jaoks olid tähtsamad raha, sidemed ja korralik tegevus. Ja just siin tegi Luciano Rothsteiniga äri keeluperioodil ning õppis töötama koos gangsteritega erinevatest gruppidest. Chicagos oli sellist koostööd palju raskem teha, sest võitlus territooriumi ja ebaseadusliku alkoholi pärast jätkus pidevalt. Sellest hoolimata oli Capone'i üks suurimaid vastaseid Northside Gang. See oli samuti tugev jõuk Chicago põhjaosas. Selle jõugu juhtideks olid Earl Jamie Weiss ja George Bugs Moran. Nende grupp ja Capone'i jõuk olid juba ammu rivaalid. Probleemiks oli see, et kahe grupi vaheline konflikt polnud lihtsalt tavaline vaen. Mõlemad tahtsid kaitsta oma ärihuve, alkoholivarustust ja kohti, kust nad tulu teenisid. Kui üks jõuk tungis teise territooriumile, võis see viia saadetiste varguse, rünnakuteni liikmete vastu ja kättemaksuni. Selle tõttu muutusid niinimetatud Chicago õllesõjad 20. aastate keskel veelgi vägivaldsemaks. Mida ägedamaks konflikt muutus, seda tuntumaks sai Capone avalikkuse silmis. Ta ei olnud selline boss, kes tahtis jääda peaaegu tundmatuks. Talle meeldis kanda kalleid riideid, käia restoranides ja ööklubides ning suhelda ajakirjanikega. Capone nimi sai järk-järgult tuntuks isegi nende seas, kellel polnud kuritegevusega mingit pistmist. Tema nähtavus aitas kaasa tema imidži kujunemisele. Võimsa gangsterina, aga sellega kaasnes ka hind. Rohkem ajakirjanikke, politseinikke ja valitsusametnikke hakkas tema tegemiste vastu huvi tundma. Teiste gangsterite jaoks on liigne tähelepanu ohtlik, sest siis märkavad neid rohkem politsei ja valitsus. Luciano mõistis, et parem on probleemidest eemale hoida, sest need rikuvad äri. Seetõttu aastal 1931 aitas kaasa komisjoni loomisele. See oli grupp maffiabosse, kes arutasid omavahel probleeme, et lahendada neid ja vältida suuri kokkupõrkeid. Kuid aastal 1926 Chicago oli endiselt segaduses, sest jõukudevahelised võitlused jätkusid. 1926 aasta 20. septembril Capone viibis Hawthorne'i hotellist Ciceros. See oli üks kohtadest, mida ta kasutas oma peakorterina ja kus teda sageli nähti. Ka tema vaenlased teadsid, kus teda leida. Sel päeval saabus grupp autosid, milles olid relvastatud Northside'i jõugu liikmed. Relvastatud mehed avasid ootamatult hotellile ja selle ümbrusele tule automaatrelvade ja haavlipüssidega. Vaid lühikese aja jooksul lasti välja tohutul hulgal kuule. Ajalooliste allikate kohaselt võis see ulatuda üle 1000 lasu. Hoolimata kuulide rohkusest Al Capone'i pihta ükski neist ei tabanud. Mõned inimesed said vigastada, kuid rünnaku käigus keegi ei surnud. See oli Al Capone'ile suur hoiatus. Ükskõik kui palju tal raha oli, ükskõik kui palju tal oli mehi ja ükskõik kui tugev oli tema mõjuvõim Ciceros, suutsid tema vaenlased temani siiski jõuda. Pärast rünnakut sai veelgi selgemaks, et Chicago Outfiti ja Northside Gangi vaheline võitlus ei lõpe lihtsalt. Iga rünnak toob kaasa uue kättemaksurünnaku ja mida kauem selline tsükkel jätkub, seda rohkem inimesi satub sellesse. Samuti kasvab meedia ja valitsuse tähelepanu. Selles punktis pole enam kaalul ainult ebaseaduslikust alkoholist saadav raha. Suur küsimus on nüüd, kes saab olema kõige võimsam gangster Chicagos. Ja võitlus selle nimel viib ühe Ameerika ajaloo kõige tuntuma jõugu tapmiseni. 1929 aastaks oli jõuguvõitlus Chicagos jõudnud kõige ohtlikumasse punkti.
Al Capone probleemiks oli see, et Pax Morani Northside'i jõuk oli endiselt tugev ja kuni linnas on suur rivaalitsev jõuk, ei saa Chicago outfit täielikku kontrolli ebaseadusliku äri üle. Nii see juhtuski. 14. veebruari 1929 hommikul kogunesid 7 Morani jõuguga seotud meest Chicagos North Clark Streetil asuvasse garaaži. Mõne aja pärast saabusid relvastatud mehed. Mõned neist olid riietatud nagu politseinikud. Nad panid 7 meest seina äärde seisma. Kõik nägi välja nagu tavaline politsei haarang. Seejärel tulistati neid ootamatult. Kõik 7 said surma. Seda sündmust tuntakse kui Püha Valentiini päeva veresauna. Peamine sihtmärk Bugs Moran ei olnud nende 7 ohvri seas. Ta ei jõudnud kohe garaaži ja seetõttu ei sisenenudki. Tänu sellele pääses Capone'i üks suurimaid vaenlasi eluga. Tollal kahtlustati laialdaselt, et Capone'i Chicago jõuk oli veresauna taga. Kuid Capone'i mõrvadega süüdistamiseks ei olnud piisavalt tõendeid. Samuti viibis ta veresauna toimumise ajal Floridas. Seega, kuigi tema nimi seostati kohe selle juhtumiga, ei mõistetud teda selle eest süüdi. Kuid juhtunul oli suur mõju. Isegi kui Capone ei sattunud selle veresauna tõttu otse vangi. Uudis 7 garaažist tapetud mehest levis üle kogu Ameerika. Avalikkusele sai veelgi selgemaks, kui tõsiseks oli jõuguvägivald Chicagos muutunud. Samal ajal sai Capone veelgi tuntumaks organiseeritud kuritegevuse sümbolina Ameerikas. Samal ajal nõrgenes Pax Morani grupp. Pärast veresaunas oluliste inimeste kaotamist jäid oma organisatsioonis tähtsatest inimestest ilma. Selle tõttu tugevnes veelgi Chicago outfiti positsioon, kuigi Moran ei kadunud täielikult vastasena. Kuid veresaunal oli veel üks mõju. Teistele kuritegevuse bossidele on liigne avalik vägivald ärile halb. Kui järjestikku juhtuvad sellised sündmused, tapmised ja organiseeritud kuritegevus on pidevalt pealkirjades. See sunnib politseid ja föderaalvalitsust rohkem tegutsema. Seetõttu kogunesid nad 1929 aasta mais Atlantic City's, New Jersey. Mõned tuntud gangsterid kogunesid, et arutada, kuidas vähendada jõukude vahelist segadust ja tapmisi. Täielik osalejate nimekiri ei ole teada. Samuti pole kindel, mida täpselt koosolekul arutati. Aga ajaloolised andmed näitavad, et peamisteks probleemideks tol ajal olid jõukude vägivald, territoriaalsed vaidlused ja kasvav surve võimudelt. Capone oli samuti üks gangsteritest, kes tol ajal Atlantic City's viibis. Eesmärk oli lihtne, tuli vähendada lõputut tulistamist. Suuremat raha oli võimalik teenida, kui erinevad kuritegelikud rühmitused suudaksid omavahel peritooriumide ja äri osas kokkuleppele jõuda, selle asemel, et pidevalt võidelda. Mõnele gangsterile oli Chicagos juhtunu hoiatuseks. Nad nägid, et kui olukord muutub liiga segaseks ja vägivaldseks, märkavad neid politsei ja valitsus palju kiiremini. 1929 aasta märtsis kutsuti Al Capone Chicagosse föderaalse suure žürii ette. Tema advokaadid ütlesid, et ta ei saa tulla, sest ta on haige, kuid kui föderaalsed agendid uurima hakkasid, nad avastasid, et Al Capone suutis siiski reisida, kuigi väitis, et on liiga haige, et reisida. Selle tõttu esitati talle kohtu põlgamise süüdistus. 1929 aasta mais läks Al Capone Philadelphiasse. Seal tabati tema ja tema ihukaitsja varjatud relvadega ning mõisteti aastaks vangi. Kui Capone vanglas viibis, föderaalvalitsus jätkas raskema süüdistuse otsimist, mida tema vastu kasutada. Oli raske tõestada, et just Al Capone ise oli vastutav mõrvade, massimõrvade ja teiste kuritegelike tegevuste eest, mida tema grupiga seostati. Seetõttu kasutas valitsus tema tabamiseks teistsugust lähenemist. USA rahandusministeerium hakkas uurima tema suuri sissetulekuid, finantsandmeid ja makse, mida ta ei olnud tasunud. Teisisõnu, föderaalvalitsus survestas Al Caponet tõsiselt ja otsis süüdistust, millel oleks piisavalt tõendeid, et ta pikemaks ajaks vangi panna. Aastaid oli Al Capone jõugusõdadest pääsenud atentaatide ja mõrvade süüdistuste eest, kuid lõpuks ei tulnudki tema võimu suurim oht mõnelt rivaalitsevalt gangsterilt. See tuli hoopis föderaalvalitsuselt ja rahast, mille ta teenis oma kriminaalse impeeriumi kaudu. Kui surve Al Caponele järjest kasvas, jäi ta mõneks ajaks Chicagost eemale, sest ta oli Philadelphias vangis. Kui Capone vabanes ja naasis Chicagosse, hakkas föderaalvalitsus teda veelgi tähelepanelikumalt jälgima. Üks agentidest, kes tema ebaseaduslikku äri uuris, oli Elliot Ness. Ness moodustas väikese agentide rühma, keda hakati hiljem kutsuma puutumatuteks, kuna neil oli maine, et nad ei võta altkäemaksu vastu. Nende tööks oli otsida ja hävitada ebaseaduslikke pruulikodasid ning muid alkoholioperatsioone, mis olid seotud Capone organisatsiooniga.
Nad kasutasid jälitusreide ja muid meetodeid, et koguda tõendeid salapiirituse võrgu vastu. Aja jooksul tekitas NES-i rühm Capone ebaseaduslikele alkoholioperatsioonidele suuri kahjusid ning nende uurimine aitas kaasa tuhandete keeluseaduse rikkumiste uurimisele. Kuid samal ajal, kui NES tegeles ebaseadusliku alkoholikaubandusega, oli veel üks föderaalne uurimine, mis oli Capone jaoks veelgi ohtlikum. Elmer Airi, Frank Wilson ja teised uurijad, kes vaatasid Capone finantsandmeid, otsisid viisi, kuidas tõestada, et ta teenib palju raha, kuid ei maksa õiget tulumaksu. Töö oli raske, sest Capone ei pannud tavaliselt suuri kinnisvaraobjekte ja ettevõtteid oma nimele, kuid uurijad leidsid finantsandmeid, mis seostasid teda hasartmängudest ja muudest ebaseaduslikest äritegevustest saadud tuluga. Selline tõendusmaterjal sai tema vastu algatatud maksupettuse juhtumi oluliseks aluseks. Kui võimud talle järjest lähemale jõudsid, Capone püüdis samal ajal oma mainet avalikkuse ees parandada. Suure depressiooni ajal kaotasid miljonid ameeriklased töö ja paljudel peredel oli raske toitu osta. Capone rahastas Chicagos supikööki, mis pakkus abivajajatele tasuta toitu. See tõi talle ka palju avalikku tähelepanu. Mõned elanikud nägid temas meest, kes aitab teisi. Kuid samal ajal võimud seostasid teda jätkuvalt suure kuritegeliku organisatsiooniga, mis teenis raha ebaseadusliku äri pealt. Hea avalik tähelepanu ei suutnud takistada maksude uurimist. 1931. Aastal föderaalvalitsus esitas Caponele mitu süüdistust tulumaksust kõrvalehoidumises. Juhtumi põhipunkt oli lihtne. Ta teenis palju raha, kuid ei deklareerinud seda korrektselt ega maksnud seadusega nõutud makse. Prokurörid esitasid tema suured kulutused ja muud tõendid, et tõestada, et tal oli väga suur sissetulek. Kuigi tal polnud tavalist tööd ega seaduslikku äri, mis suudaks kogu seda raha seletada, Capone uskus endiselt, et suudab juhtumist puhtalt välja tulla. Tema õigusmeeskond proovis esmalt sõlmida kokkulepet, kuid kohtunik ei nõustunud lihtsalt ootuspäraselt kergema karistusega. Seetõttu läks asi kohtuprotsessini. Kohtunikuni jõudis ka teave, et teda üritatakse mõjutada. Vastuseks sellele vahetas kohtunik žürii koosseisu enne kohtuprotsessi olulise osa algust. Strateegia, mis oli Al Capone maailmas kaua töötanud, raha, sidemed ja hirmutamine, ei olnud enam piisav, et tulemust kontrollida. 17. oktoobril 1931 mõisteti Al Capone süüdi 5 punktis, mis olid seotud tema föderaalse tulumaksuga. 3 neist olid rasked kuriteod ja 2 väärteod. Pärast seda mõisteti 11 aastaks föderaalvanglasse. Samuti pidi ta maksma suure summa trahve, ohtukulud ja maksud, mida ta polnud tasunud. See oli tol ajal üks raskemaid maksukaristusi. Siin muutus Al Capone elu täielikult. Teda ei pandud vangi Püha Valentiinipäeva veresauna pärast. Samuti mitte paljude jõugutapmiste pärast, mida tema organisatsiooniga juba ammu seostati. Juhtum, mis ta lõpuks kukutas, oli seotud raha ja maksudega. Aastaid suutis ta end kaitsta, jääda puutumata hoolimata paljudest kohalike uurimiste katsetest, kasutades hirmu, korruptsiooni ja sidemeid. Kuid kui föderaalvalitsuse erinevad osad üheaegselt tegutsema hakkasid, oli Caponel süsteemi juhtimine palju raskem. 1932 aastal ta alustas oma pikka vanglakaristust Atlanta föderaalvanglas. Ta ei olnud enam see võimas boss, keda võis vabalt näha Chicago restoranides ja hotellides. Temast oli saanud föderaalvang. Kuid isegi kui Capone oli juba vanglas, ei tähendanud see, et organiseeritud kuritegevus Ameerikas oleks kadunud. Samal ajal, kui suur osa avalikkusest ja meediast keskendus Chicago kõige tuntuma gangsteri langemisele, olid teised maffiajuhid vaikselt muutmas oma organisatsioonide juhtimisviisi. Ja üks selle muutuse tähtsamaid inimesi oli Lucky Luciano. Kui Al Capone oli vanglas, toimus New Yorgi organiseeritud kuritegevuses suur muutus. Gangsterid, kes nägid, mis Caponega juhtus, said sellest selge õppetunni. Kui kuritegeliku organisatsiooni juht on liiga kuulus ja tema kuriteod on pidevalt uudistes, saab temast kiiremini valitsuse sihtmärk. Üks inimestest, kes sellest lähenemisest kõrvale kaldus, oli Lucky Luciano. 1931 aastal oli Luciano New Yorgis suure gängisõja keskmes. Sel ajal võitlesid 2 võimsat maffiabossi, Joe Masseria ja Salvatore Maranzano. Selle asemel, et lasta sellel kaua kesta, aitas Luciano oma enda bossi Masseria tappa lasta. Vaid mõni kuu hiljem tapeti ka Maranzano Lucianoga seotud meeste poolt. Kui 2 vanemat bossi olid kadunud, avanes tee uue maffiasüsteemi jaoks New Yorgis.
Selle asemel, et oleks üks inimene, keda nimetatakse bosside bossiks, Luciano aitas luua komisjoni. See oli nagu nõukogu suurimatele maffiaperedele, mida kasutati oluliste probleemide arutamiseks, äri- ja lahkarvamuste lahendamiseks gruppide vahel. See ei tähendanud, et vägivaldsed teod kadusid, kuid kuritegelike perekondade tööviis muutus organiseeritumaks. See süsteem oli suur osa kaasaegse Ameerika maffia kujunemisest. Samal ajal jätkus Capone'i endise võimu langus. 1934 aastal viidi ta üle Alcatrazi, uude föderaalvanglasse, mis asub San Francisco lahes väikesel saarel. See koht loodi vangide jaoks, keda oli teistes vanglates raske kontrollida. Kuna seda ümbritseb külm vesi ja turvalisus on väga range, on põgenemine väga raske. Chicagos oli Capone harjunud, et tal on raha, mehed ja sidemed. Alcatrazis ei olnud tema endisel positsioonil enam peaaegu mingit väärtust. Ta oli lihtsalt üks vang, kes pidi järgima vangla rangeid reegleid. Aja möödudes halvenes ka tema tervis veelgi. Caponel oli juba ammu süüfilis. See on nakkus, mis võib ravimata jätmisel keha kahjustada. Haigus jõudis tema närvisüsteemi ja aiu ning põhjustas tõsiseid probleeme tema tervisele. Samas ei tohiks arvata, et see haigus oli lihtne põhjus kõigile tema nooruspõlve halbadele tegudele. Capone oli juba ammu tuntud oma kriminaalse tegevuse poolest, enne kui haiguse mõju tema ajule tõsiseks muutus. Kui tema vanglakaristuse lõpp lähenes, oli selge, et haigus oli tema tervisele juba suurt kahju teinud. 16. novembril 1939 vabastati Capone pärast enam kui 7 aastast vangistust. Pärast vabastamist viidi ta Baltimore'i haiglasse ravile, enne kui ta naasis oma koju Floridas. Tal ei olnud enam võimalust naasta Chicago Outfiti juhtimise juurde. Kuritegelik organisatsioon, mida ta kunagi juhtis, jätkas tegevust ka ilma temata. Capone ise elas vaikselt koos oma perega Palm Islandil, Miami lähedal. Järgmistel aastatel nõrgenes tema vaim ja keha veelgi. Samal ajal kasvas organiseeritud kuritegevus jätkuvalt, seda vaiksemal ja organiseeritumal viisil. Ka Lucky Luciano vangistati hiljem New Yorgis, kuid ta jäi maffias oluliseks nimeks. 1946 aastal Lucky Luciano vabastati vanglast tingimusel, et ta saadetakse tagasi Itaaliasse. Mõni kuu hiljem jõudis ta salaja Havannasse, Kuubale. Seal toimus 1946 aasta detsembris suur koosolek, kuhu tuli üle 20 mafiooso erinevatest Ameerika Ühendriikide piirkondadest. Havana konverents näitas, et kuigi Capone oli juba ammu areenilt kadunud, kuritegevusvõrgustik, mis keeluseaduse ajal loodi, oli endiselt ulatuslik ja organiseeritud. Floridas oli Al Capone elu samuti lõpusirgel. 1947 aasta jaanuaris tal sai ta insuldi ja seejärel kopsupõletiku. 1947 aasta 25. jaanuaril Capone suri 48-aastaselt. Tema surm ei lõpetanud organiseeritud kuritegevust Ameerikas. Tegelikult jätkas Chicago Outfit tegevust ka ilma temata. Ja New Yorgis kujunenud maffiasüsteem jätkus samuti järgmistel aastakümnetel. Aga Capone ajastu jättis maha suure muutuse. Tema lugu näitas, kui palju võimu võib organiseeritud kuritegevus saada, kui ühendada ebaseaduslik äri, korruptsioon ja hirm. Samal ajal näitas tema allakäik ka liigse avalikkuse ohtlikkust. Kui Capone tahtis, et tema nimi oleks tuntud kogu Ameerikas, siis just see avalikkus aitas tal saada sümboliks probleemile, mida föderaalvalitsus tahtis kõrvaldada. Järgnevad maffiajuhid eelistasid sagedamini vaiksemat lähenemist. Nad ei pidanud olema linna suurimad kuulsused. Nende jaoks oli olulisem jätkata teenimist ilma liigse tähelepanuta. Seega ei seisne Al Capone suurim mõju organiseeritud kuritegevuse ajaloos selles, et ta ise tegutses. Tema langemise järel õppisid teised organisatsioonid Capone vigadest juba enne, kui nad ise võimule jõudsid. Ja teised inimesed, nagu Lucky Luciano, aitasid otsesemalt kaasa komisjoni loomisele ja organiseerituma maffiasüsteemi kujundamisele. Capone jättis endast maha selge näite sellest, mis võib juhtuda, kui kuritegeliku jõugu juht saab liiga võimsaks, liiga ohtlikuks ja mis kõige tähtsam, liiga kuulsaks. Vaid mõne aastaga ta tõusis noorest gängsterist üheks Ameerika kõige tuntumaks kuritegeliku jõugu juhiks. Kuid lõpuks polnud see rivaalitsev gängster, kes ta lõplikult kukutas.
süsteem, mille vastu ta kaua võitles ja mida ta püüdis kontrollida, leidis viisi, kuidas ta vangi panna. Ja isegi kui tema kuritegelik impeerium on juba ammu kadunud, Al Capone nimi on jäänud üheks kõige tuntumaks sümboliks keeluaegse ja organiseeritud kuritegevuse ajaloos Ameerika Ühendriikides.